tere tulemast siis minu kanalile, minu nimi on Rutt. Tänane teema on, mis toimub praegu teie vahel, mis seisus teie suhe on. Nii, vaatame. Mõelge enda ja oma selle partneri peale. Kõigepealt vaatame, mis energiates olete teie. Ja mis energiates on tema. Nii. Mis seisus te praegu olete? Te olete kellegi, kas selle mehe jaoks olete salajane või varjatud naine? Võib-olla see teie suhe ei ole avalik, võib-olla see on mingi salasuhe, on ju. Võib-olla saate salaja kokku. Teie näete selles suhtes võimalust kusjuures. Võib-olla te ise ei ole veel ka kindel, kas te seda meest tahate. Ühesõnaga, te olete praegu sellises suhtes või sellises olemises, kus tõmbab nagu positiivsusesse ja negatiivsusesse, niimoodi pillub ühte ja teise äärmusesse, on ju. Te olete mehe suhtes justkui sõltuv. See mees samas tekitab teie niisugust mõnusat tuleenergiat, aga te olete justkui temasse nagu kinni jäänud mingit moodi. Et kas ei suuda ennast temast lahti ühendada või kogu aeg mõtlete tema peale. Ja mingist moodi te võib-olla suhtlete üksteisega. Ja te tunnete, et see suhe, et see mees, see teie tuttav või kes ta teil on või partner on ju, et ta ei ole tulnud niisama. Mida see mees mõtleb? Aga mehel on kusjuures väga-väga tugev tõmme teie suunas. Te olete tema üks ka rahulik naine, kes on tasakaalus, kes on selline materiaalne, teab, mis on asjade väärtus, oskab olla rahulik ja ta on tõsiselt nagu teist tohutu sõltuv. Samas ta on kurb. See mees on kurb, tal on mingisugune kaotusvalu ja ta mõtleb, et see kõik tundub või näeb välja nii, just kui ma varastaks kohtamisi selle naisega, on ju. Võib-olla see asi, see olukord teeb meest kurvaks. Samas ta ütleb, et mul on väga tugevad tunded selle naise vastu ja ma päriselt tahan seda naist. Mis tekitab sinus seda saatana tunnet selle naise vastu, seleta? Kuidas see väljendub sinul, see saatan, mis siin välja lööb? See väljendub tunnetes, see väljendub mingites liikumistes selle naise poole, aga samas ka võib-olla mingid varjatud asjad, võib-olla hirm, et mingi asi tuleb, võib-olla ise see mees on midagi varjanud ja ta ei taha, et see asi tuleb avalikuks. On ju, mingid tema teod, mis ta on teinud, aga muidu ta tohutu armastusega suhtub teisse. Mis on see saatan, kuidas see avaldub? Väga suur kirg on teie suunas. Et see kirg on niivõrd kõike hõlmav, et see lihtsalt teeb talle haiget juba see olukord iseenesest. Ja ta tahaks kiiresti vahemaad teie vahel vähendada. Et see kõik lihtsalt käib nagu juba üle mõistuse, sellepärast ongi justkui saatan, et teie olete nagu tema A ja O selle mehe jaoks. Nii. Nüüd me saime mingisuguse ülevaate, mis olukorras on see mees, mis olukorras olete teie, on ju. Nii. Kui tundsite ära, et midagi sarnast on, siis antud video võib teile sobida. Mis olukorras te praegu suhtes olete? Vaatame, et missugust suhet
siin näidatakse. Kas see on abielusuhe? Abielusuhe, mis tahab justkui saada uut võimalust, aga käriseb juba kõikidest õmblustest. Kiiresti püütakse võib-olla seda suhet parandada, aga tundub, et sellel ei ole eriti suurt võimalust antud taastumiseks. See võib olla selline suhe, see on nendele inimestele, kellel on nagu see suhe nagunii varsti kokku kukkumas. Et parandada, mingi aeg veel püsib see suhe, aga laguneb ta ikkagi. Kellele see suhe, see ladumine on mõeldud missugustele meestele ja naistele? Kas, küsisime, kas on abielu inimesed, kas on need, kes elavad koos mingi aeg juba? Ei, see ei ole nendele, kes koos elavad. Need, kes pikalt elavad, see on nendele, aga see on nende siin juba, siin hakkab kõik lagunema. See ei ole nendele, kes koos elavad, on siin mingi aeg koos elanud, see ei ole nendele. Kas see on nendele, kes ei ela koos, aga mingit moodi aeg-ajalt saavad kokku? Kas see on nendele, kes ei ela koos? Pigem jah. Pigem mingi osa on jah nendele, kes ei ela koos. See, kuidas nagu see esiteks juba see mitte koos elamine tekitab siin kellelegi, kas mehele või naisele kurbust, et siin on mingisugused takistused ees, käib üksteise jälgimine ja lihtsalt oodatakse midagi, et mis nüüd saab. Et põhiladumine ongi nendele, kes ei ela koos ja nendele, kes on kaua koos elanud, aga kelle suhe juba rebeneb igast otsast, eks ole. Ahaa, teate, kes seda tegi, jah? Okei, saatan mängib oma mänge. Huvitav, miks ta mängib neid mänge? Nii, miks ta mängib neid mänge? Mis see nüüd tähendas siin praegu? Mis see nüüd tähendas siin? Miks niimoodi juhtub? Mis see nüüd tähendas siin? Kuidas see on selle ladumisega seotud? See saatan siin niimoodi tekitab. Mis see tähendas? Ahaa, muutused. Nii, vana etapp, vana elutsükkel hakkab kohe muutuma. Midagi jäetakse maha, millest võib-olla saadakse lahti, sest seda on vaja, et saavutada tasakaalu ja tugevat elujõudu ja energiat. Ja selleks tuleb ise ka vaeva näha, kuigi paljud ei taha vaeva näha, sest tuleb oma õpitud kasutada elus, on ju. Paljud ei taha. Et see, miks saatan välja hüppas, see ongi sellepärast, siin on ikkagi väga suured muutused ees, väga suured muutused. Võib-olla sellepärast see saatan tahtiski märku anda, on ju. Et inimesed, et teil on suured muutused ees. Nii. Mis toimub praegu teie vahel? Nii, mis praegu siis toimub teie vahel, kes te siin nüüd vaatate? Kelle ma rääkisin, kellele võib see sobida, et see, kes te nüüd vaatate. Nii, mis toimub praegu teie suhtes üldse siin teie vahel? Mis siin praegu üldse toimub? Mis praegu üldse teie suhetes siin toimub? Teie, kes te ei ela koos põhimõtteliselt, on ju. Siin näitab mingitest suhetest või tunnetest lahtilaskmist. Seda tehakse vabatahtlikult. Keegi sunni, võib-olla inimene tahab ise vabaneda sellest kõigest, mis on temale juba taak ja mis nagu hoiab teda tagasi elus edasiminekul. Sest tunded on üleval, sest karikas on täidetud, tahaks nagu seda kuskile väljendada, sauade 2, aga siin peab nüüd järgi mõtlema, et kuhu suunas, pere suunas, abielu suunas, eks ole. Mis toimub praegu teie vahel?
keegi siin väga muretseb. Kuna tuli ainult mehe kaart välja, ma pakun, et praegu muretseb mees teievahelise suhte pärast rohkem kui teie, sest ta ei tea, kuhu see suhe teil välja viib. Ta tohutult muretseb, tal on palju unetuid öid. Ta tahab, et see suhe, et see kõik aetakse hästi õiglaselt ja ausalt. Ta tahab, et võib-olla see kinnitatakse lõpukski abieluga, eks ole, justkui abielusõrmus on siin. Ja tema on nagu see, kes tahab ikkagi kõikidel sündmustel silma peal hoida. Aga mis olukorras olete teie? Noh, naine on ju, siin nüüd mees rääkis, aga teie olete, mis olukorras siin? Kohe tulitegi välja. Isegi varjad olukord teeb teid kurvaks, et siin käib selline võib-olla sihukene hiilimine, varastamine, hetkede varastamine, olukordade varastamine salaja. Kuigi see on suurema ressursi nimel, eks ole, sest et te teate, et lõpeb see asi hästi. Lihtsalt teile teeb muret, et miks peab hiilima, miks peab salaja kuskil midagi tegema, miks ei saa otse ja ausalt on ju käia. Aga te teate, et vaatamata sellele, et see asi lõpeb teie vahel hästi. Teab, mees võib-olla ei tea veel, kuidas see olukord teie vahel lõpeb, mis on lõpptulemus, aga teie võib-olla juba teate. Aga sellegi poolest praegu see olukord teile ei meeldi, te ei naudi seda. Olukord kui selline teile praegu hetkel ei meeldi. Küsime, et kas teie, naine on ju, kas teie lähikond teab, et teil on mingisugune uus meesterahvas, uus tuttav? Kas teie tuttav lähiringkond teab sellest? Mõned üksikud teavad. Mitte kõik, vaid ainult mõned üksikud, kellele te olete välja valinud, kellele rääkida sellest. Võib-olla olete ka rääkinud sellest, et tahate üldse eemalduda või et üldse ära kolida, eks ole, selle inimese juurde. Kas sellel mehel, tema lähikondlased, kas nemad teavad, et on olemas keegi naine, keda see mees armastab? Kas temal keegi lähikondlastest teab seda või? Et tal on naine, kes talle meeldib, kellega tahaks ta koos elada. Siin võib-olla on mees rääkinud ainult kellegile omale vanale tuttavale, ühele inimesele, ühele meesterahvale, rohkem mitte kellegile, sest ta elab mõtetes kõike läbi. Ta ei ole selline lobamuk, kes läheb kõike rääkima, aga ta võib-olla kellegile vanale sõbrale või keda ta juba tunneb, ühel inimesel, ta võib olla meesterahvas, kellele ta on seda rääkinud, et ainult too inimene teab. Okei. Vaatame uuesti, mis toimub praegu teie vahel. Teie ja selle mehe vahel, mis praegu teil toimub teie vahel? Mis seisus on praegu teievaheline suhe nii-öelda? Mis seisus on teievaheline suhe praegu? Nii, kohe tuleb mees välja. Ilmselt tema on siin praegu jutukam või see olukord väga on talle tähtis, sellepärast ta võib-olla räägibki. Mis see olukord? No tema ütleb, et hästi tugevalt on tunda muutused ja siin tuleb transformatsioon, ta ütleb, ja see lõpeb ikkagi tema jaoks abieluga, kooseluga. Aga ta teab, et siin tulevad muutused, et see ei jää niimoodi. Mis praegu toimub teie vahel? Kõrgemad jõud ka natukene siin võib-olla kõigutavad teid, panevad teid kuidagi ebakindlasse seisu, aga samas kiirustavad ka tagant ise selle suhtega nagu mitte manipuleerida, aga
ise ka mõjutada seda suhet, mitte lihtsalt oodata, millal nüüd ise see asi ja suhe nagu hakkab edasi minema. Et te peate ise ka tegema selleks valiku, siin on valikukaart, müntide 2. Ise peab ka inimene tegema valiku, on ju. Et kuhu poole minna, aga siin on näha, et see suhe ja ta hakkab minema vaikselt, ta läheb. Aga kellele see nagu põhimõtteliselt see ettekääne oli mõeldud, et noh, et hakka tegutsema. Kas oli mehele mõeldud, et hakka tegutsema? Kas oli naisele mõeldud? Praegu mehele, sest mehel on vaja mingisugused vanad emotsioonid, vanad olukorrad või kas või inimesed on vaja lahti lasta. Praegu on mehel vaja endaga tööd teha hetkel. Nii. Kui kaugel mees juba iseendaga tegutsemises, seal asjade lahti laskmises, mis ta sees on, kui kaugel see mees on juba sellega, et lahti lasta. Protsessis on ikkagi veel. On protsessis, aga on näha valguse kiird, et vaikselt hakkab juba uuenema, midagi on suudetud lahti lasta. Mingi kaitse veel on sees, mingi võib-olla enesekaitse on, aga juba olukord hakkab liikuma. Samas liigub ja siis kohe tõmbab nagu pidurit, eks ole. See on sihukene nagu jupikaupa liigumine. Liigun, seisan, liigun, seisan, liigun, seisan. Vot niimoodi praegu, et tal vaikselt hakkavad need asjad lahti nagu rulluma, lahti laskma need. Kurbused on peaaegu ära nullinud, mis teda väga-väga painas. Nüüd on vaja veel iseennast saada nagu ree peal, iseennast saada tasakaalu. Sellega ta tegeleb praegu. Ja mis seisus olete teie nagu energeetiliselt? Kui mees praegu tegeleb siin kõvasti oma kurbusega, lahtilasmistega, mis seisus teie naine olete siin praegu? Nii, teie ajate ka mingid oma tõde taga, sobrate seal oma illusioonides, et saada aru, mis on tõde, mis on vale. Liigute mingite ka oma kindlate asjade suunas ja te olete uuenemas. Te olete ka uuenemas, transformatsioonis, muutuses. Teil on mingisugused, kuidas ma ütlen, teil on natuke teised asjad, millega teie tegelete, aga te tahate ka nagu oma illusioonidest vabaneda, et olla kaine mõistusega, et näha, kuhu ma lähen, mitte lihtsalt pimesi kuskile minna. Aga ka teil on te olete väga tugevas muutuses. Et te lõpuks tulete välja, ütleme niimoodi, selle mehe juurde kui täiesti uus inimene. Eks ole, täiesti uus inimene. Aga kuidas kõrgemad jõud näevad, missugune on praegu teie vaheline suhe? Kuidas kõrgemad jõud näevad, et missugune on praegu teie vaheline suhe? No mees on praegu jah, sellises natuke ohvri rollis, kus ta arvab, et ta ei saa midagi muuta, et tal on kurb, et tal ei ole, kas ei ole seda armastavat naist kõrval, et ta tunnebki väga temast puudust. Aga siis öeldakse, et naine on jällegi nagu praegu on ennast pannud suurde illusoorsesse hirmulõksu. Naisel on hirme päris palju. Ja mees peab mingite oma kaotustega tegelema, on ju, praegu. Aga kas te näete selle mehe ja naise vahel, missugune on nende vaheline suhe, mis sellest üldse saab? Kas neil on nagu potentsiaali hakata koos elama? On. Kohe näidatakse ära maailm. Et ja on, natuke tuleb siin veel tööd teha. Jah, läbi sellise vale, aga siin tõesti tuleb torne siin suhetes kõik, mis vajalik, tuleb täiesti ära lõhkumine, kohe maani niimoodi plats puhtaks. Ja on täiesti võimalik, et selle mehe ja naise vahel tulebki täiesti uus suhe. Ja kui puhas see suhe tuleb. Kuna siin on olnud mingi pikk paus,
päris pikk on nende vahel olnud paus, nad pole ammu üksteist näinud. Siis nüüd viiakse nad kokku, aga ma räägin, et siin peab igaüks mingid oma asjad lahti laskma, mis on haiget teinud ja vot siis saavad nad tõesti olla koos õnnelikud. Ütleme niimoodi, et väikese konarlusega hakkab see pihta, aga edasi juba läheb see suhe nagu paremaks. Algul ikkagi nagu justkui, ma ei tea, kui palju te üksteist tunnete, eks ole, et kes kui kaua on siin üksteisega kokku saanud. Et siin ma ei räägi ju veel koos elamisest, ma räägin, et kas teist saaks paari, on ju, kuidas kõrgemad jõud näevad. Aga nad kuidagi ütlevad, et te olete millalgi juba nagu, mitte koos olnud, vaid olete nagu tuttavad olnud, ei ole nagu päris uued tuttavad, on ju. Kas ta mõtleb siis mingi perioodi, kui te üldse ei suhtlenud ja nüüd hakkasite suhtlema. Et siin on mõlemal vaja teha valik ja mõlemal on vaja lasta lahti mingisugused haiget tegevad asjad, olukorrad, emotsioonid, on ju, hetked. Et siis nagu minna täiesti niimoodi suhtesse, et mõlemad saavad üksteist toetada ja sellest tuleb niisugune positiivne ja hästi toetav suhe. Kas naine saab selle suhtega hakkama, kui ta läheb uude suhtesse? Kas naine saab selle suhtega hakkama? Esialgu ei ole nagu usaldus selles suhtes. Seepärast, et naine on ilmselt võib-olla mingisuguseid valusaid kogemusi saanud. Esialgu on ta nagu kaitses. Mees on avatud, aga naine on kaitses. Aga siiski tehakse tööd ja sellest tuleb samamoodi ikkagi ütleb, et sellest tuleb hea stabiilne suhe. Lihtsalt alguses ongi natuke singa-vonga, kiina-kääna, on ju. Aga need lahendatakse ära. Kuidas mees saab selle suhtega hakkama? Kuidas mees saab selle suhtega hakkama? Tema ütleb, et minul ei ole mingi probleemi selle suhtega hakkama saamisel. Et mina olen juba mõelnud selle peale, ma olen selleks ettevalmistused teinud. Ma lihtsalt viin ta ära oma koju ja me oleme seal koos õnnelikud. Tähendab, raskem on teil kui temal. Sest tema on ammu seda oodanud, seda olukorda juba, et see nii laheneks. Aga raskem on teil. Et naine on ju, et kui teie sinna suhtesse lähete, et te peate seal iseenda sees tegema päris suure töö ära, sest teil on tohutu kaitse üleval. Te nagu ei usalda, te nagu tahate usaldada, aga nagu kuna olete haiget saanud, siis kohe nagu ei suuda. Te proovite, kord õnnestub, kord ei õnnestu, kord õnnestub, kord ei õnnestu, on ju. Te vähemalt proovite ja tundub, et te saate ikkagi lõpuks hakkama ka sellega. Et selline, aga ikkagi kaardid, lõpptulemus on kõik hea. Kõik head kaardid, lõpp alati näitab, et teie suhe, et see on nagu õige suhe ja see hakkab väga hästi tööle. Näete, müntide 8, siin tuleb palju tööd, aga te oskate seda tööd teha koos. Te teete seda ausalt, õieti. Et kui tulevad hirmud ülesse, siis hakatakse nagu arutama seda lahti, et mis toimub, et mis hirmud on, et miks on ju, et räägivad nii mees kui naine, mõlemad räägivad. Kui tuleb mingi hirm üle, siis tehakse sellega koos. Vot see mulle väga meeldib. Et üle hulga aja on, kus on mees ja naine koos ja kui kellegi tuleb mingi hirm ülesse, on ju, siis sellest ka räägitakse. Räägitakse ausalt. Ja vaadake, mis on tulemus. Armastajate arkaan. Ot, miks see suhe on hea, et siin mees ja naine saavad üksteisega suhelda. Mõlemad kuulavad üksteist ja lihtsalt tulemus on super. Sest te lihtsalt lahendate elu käigus, mis tulevad ette, kui midagi on, te räägite sellest. Te võtate õppust, on ju, saate targemaks, lähete jälle edasi, jälle mugu lahendate uusi ette tulevaid olukordi elus ja te sellepärast te nagu, ma räägin, te olete nagu kokku loodud, sest te oskate koos probleeme lahendada. Ja kui on vahepeal üksteisel raske, siis räägite ära, lahendate ära, lähete jälle kergema koos edasi minna. Hästi üksteist toetav suhe on siin, ma näen. Üle hulka aja niisugune mõnus ladumine kohe. Nii, sellega on siis tänaseks kõik. Ma tänan teid, kallid vaatajad. Pange like, kui teile meeldis, kirjutage kommentaar, kui soovite. Uued tulijad vajutage tellinuppu ja musta kellukest, siis edaspidi saate alati teavitused, kui ma olen uue video üles laadinud. Kes soovib minuga eraladumist teha, see on tasuline.
kirjutage mulle aadressil piv.rutt@gmail.com. seal kirjas siis lepime kokku kindla päeva ja kellaaja, millal teile sobib teha videoseanssi. Videoseanssi aeg võib kesta kuni tund, võib kesta ka natuke vähem. kõik oleneb iga kord inimesest, palju küsimusi on või kuidas, kui kaua seda lahti harutame. ma ei tegele terviseküsimustega ja kohtuteemadega, ükskõik mis seal siis on ju. Selliste asjadega ma ei tegele. Ja ma tänan teid kõiki ja jääme jälle nägemiseni.